Tere kallis kuulaja, minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuulad Roosa Raadio jõulukalendrit. Järgnevalt loen sisse enda kirjutatud artiklid, nii et mõnusat kuulamist. Alustame. Järgnev artikkel ilmus Õpetajate lehes 21. oktoobril aastal 2022. Müstiline õpetajate tuba, mis toimub suletud uste taga. Mul on olnud õpetajana õnn näha mitut kooli seestpoolt ja sellest tulenevalt olen näinud mitmesuguseid õpetajate tubasid. Kui peaks kirja panema kõik lood, mis on õpetajate toas toimunud, siis jääks vist sõnadest puudu. Ainult need, kes on seal olnud, teavad, millest jutt. Õpetajate tuba on kinnine ruum, kuhu pääsevad vaid valitud. Meie ehk õpetajad. Usun, et igal õpetajal on vähemalt üks müstiline, tragikoomiline või südant lõhestav lugu, mille tegevus toimub õpetajate toa seinte vahel. Muidugi on kõik järgnev meelelahutuslikul eesmärgil ülepaisutatud, kuid eks tõde on kuskil keskel. Meie hubane pesake. On koole, kus ei ole tuba, vaid pesake. Vanal luitunud diivanil on kellegi kodus toodud padjad ja laual ilust pitsis linik, millel mõni parkunud kohviplekk. Kohvi siin juuakse ja palju. Selles ruumis tunnevad end kõik koduselt ja nii mitmelgi korral saab ka kõige väljapeetumat pedagoogi näha rististes diivanil, padis üles. Selles ruumis on sügisel teemaks õunasaak ja kartulivõtt, kevadel aiatööd. Nurgas on ka paar rüperaali, mille taga tööd teha on võimatu, sest kogu ruum peab osalema vestluses, mis parasjagu kohvilaua taga käib. Ja kui sa ka ei tea midagi kiviktaimlatest või komposteerimisest ega oska vestluses osaleda, tehakse sulle kiirkursus seal samas. Siin ruumis on ajal teine tähendus ja mitmelgi korral avastavad jutuhoos õpetajad, enamasti ikka naised, et kell on juba ammu tundi löönud. Nagu igas õpetajate toas on ka siin kummalisi asju. Näiteks peavad värsked õpetajad päeva lõpus teiste kohvitassid kokku korjama ja uueks päevaks ära pesema. Kohvitasse võib leida aknalaualt, arvuti kõrvalt, raamaturiiulist. Siin pesas valitseb mingit viisi hierarhia ja selles liigud kõrgemna siis, kui pärast sind tuleb tööle uusi inimesi. Värske õpetaja võib üsna lihtsalt siin kord nädalas end teiste järelt koristamas avastada. Nii on mõnigi kolleeg tundnud end siin hubaselt ja unustab koju minna. Kui kuskil koolis põlevad tuledel pärast 7 õhtul, siis võib üsna kindel olla, et selles on just selline hubane õpetajate pesake. Sotsiaalne suhtlus. On koole, kus õpetajad teevad tööd klassis ja õpetajate tuba teenib vaid kolleegiumi sotsiaalset poolt. Sinna lähed siis, kui tahad näha kolleege ja nendega muljetada. Klassijuhatajana hoiad sealt üldjuhul eemale, sest kuuled seal pikalt enda klassi vägitegudest. Tead, see sinu Martin on üks kuradima purikas, on lause, mida mentor või klassijuhataja kuulma kipub. Selles õpetajate toas on tavaliselt üks ja ainus asi, mis ühendab. Kohvimasin. Eriti luksuslik on poolautomaatne kohvimasin, millega saab endale ühe mõnusa cappuccino valmistada. Ja aste veel kõrgemal on täisautomaatmasin, mille puhul ei pea piima ise vahustama, vaid sedagi teeb masin. Kui õpetajate tuba võib olla tihti kooli kolleegiumi süda, siis õpetajate toa süda on kohvimasin. Kui suveseminaaridel või mujal saavad kokku õpetajad üle Eesti, siis üks teema, mis kohe ära klaaritakse, on see, et kuidas kuskil koolis kohviga lood on. Kas saate tasuta? Kas peate maksma? Kuidas maksate? Kas teil on juramasin? See on üks olulisemaid asju, sest paljude õpetajate ühine tunnusjoon on kohv ja selle liigtarbimine. Aga see, et lähed vaba tunni ajal või pikal vahetunnil kohvi võtma ja avastad end kolleegiga diivanil jutustamas, on sisekliimale hea ja loob võimaluse end kollektiivi liikmena tunda, sest me oleme sotsiaalsed olevused ja üldjuhul tahame õpetajatena koolis kogeda kuuluvustunnet. Sellises õpetajate toas on tihti tekkinud seltskond, kes käib koos kohvi joomas. Siin tekivad omad naljad, ütlemised ja igaüks saab soovi korral enda kogemusi jagada. Mõnikord jagatakse kogemusi korraga, sest vahetund on ju lühike. Ja olgem ausad, siin peavad kehtima reeglid, kindlad piirid, et asi muutuks klatšiks ja tegemist ei oleks niisama pläkutamisega. Kunagi oli selles õpetajate toas ka kurikuulus telefon.
kui see helises, olid kõik äkitselt väga hõivatud. Nii mõnigi kolleeg hakkas paaniliselt oma põhjatus käekotis tunnikontrolle tuhnima. Teine tõusis püsti ja liikus sihikindlalt ukseni ja uksest välja. Muidugi ei taha keegi telefonile vastata. Kriisikoolituse üks põhilisi soovitusi on ju, et kui keegi helistab ja ähvardama hakkab, pead kõik meelde jätma ja vastutad. Tihti võiski telefon lihtsalt heliseda ja kõik lootsid, ehk pole nii pakiline. Alustav õpetaja vastas telefonile muidugi hea meelega ja pidi siis kolleegi maja pealt otsima hakkama, sest lapsevanemal oli vaja kohe rääkida. Nüüd on sellised õpetajate toad ehk kohvinurgad modernsed. Siin on fancy köök, uhke külmkapp ja ehk isegi veel midagi, mida vaid kuskil idufirmades nähtud. Äkki on vahel külmkapis isegi jäätist ja reedeti laual puuviljad. Aga mis on õpetajate toa eesmärk? Õpetajate tuba tundub kohati nagu inimõigus. See on midagi, mis lihtsalt kuulub õpetaja igapäeva. Aga mis saab siis, kui sellist kohta koolimajas ei ole? Minu kogemus on, et ei saa midagi ja elu läheb edasi. Tuleks küsida laiemalt, mis on õpetajate toa eesmärk? Kas see on koht, kus kolleegid saavad suhelda või koht, kus õpetaja peab saama tööd teha? Olen tihti mõelnud, kui palju muutuks, kui meil ei oleks õpetajate tuba ja õpetaja tuleks kooli, annaks oma tunnid ja lahkuks. Ma ei oska sellele vastata. Õpilasena mäletan, et õpetajate toast sai alati vajaliku info ja seinal oli uhke suur tunniplaan. Mõnikord põrkuvad inimeste arusaamad õpetajate toast. Pole võimalik, et üks ruum saab olla samal ajal töö tegemiseks ja sotsialiseerumiseks. Kui kohvimasin on õpetajate toas süda, siis sageli on õpetajate toas ka teine hädavajalik ese, milleta kool ei toimiks. Kurikuulus ja palju poleemikat tekitav koopiamasin. Mõnes koolis ongi õpetajate kohtumispaigaks just see ruum, kus paljundada ja printida saab. Seal kohtud teise aine kolleegiga ja ehk oled isegi kogemata tema koopia kaasa haaranud. Paljundusmasina fenomen on ja jääb. Kui lähed hommikul paljundama, siis on tunne, nagu oleksid sattunud Selveri laadapäevadele. Kõik rabavad midagi ja järjekord on närvinile, sest kell heliseb 5 minuti pärast ja siis hakkab keegi oma kaarti otsima või ei mäleta parooli. Olen aastate jooksul olnud ka olukorras, kus masin on katki, kaput. Olgu nende koolireformidega, kuidas on, kuid siis on küll olnud tunne, et haridussüsteem kukub kohe kokku. Tuleb tõdeda, et nii palju, kui on Eestis koolimaju, on ka õpetajate tubasid. 10 õpetajate toas enim kõlavat küsimust. Järgnevalt on välja õpetajate toas kõlavad laused, mida päevas mitu korda kuulda võib. Number 1. Mis kell tund hakkab? Number 2. Keegi sööma? Number 3. Mis söök täna on? Number 4. Mis sel printeril jälle viga on? Number 5. Kes oskab mind printeriga aidata? Number 6. Kes kommi pakub? Number 7. Kas peab juba minema? Number 8. Kell juba helises või? Number 9. Mis kell koosolek hakkab? 10. Jaa! Õpetajate toa reeglid. Järgnevalt on välja 5 reeglilt, mis on aastate jooksul kinnitust leidnud. Reegel number 1. Ära loo silmsidet inimesega, kes oma ette räägib, sest pead siis vähemalt 10 minutit teda kuulama. Reegel number 2. Kui keegi uksele koputab, siis loe aeglaselt 10-ni. Äkki keegi teine tegeleb. Reegel number 3. Kui näed, et kohvimasin vilgub, siis lükka kohvi joomine järgmisele pausile. Number 4. Kui keegi istub sinu arvuti taga, siis aseta enda kotte kõrvale ja hinga talle vaikselt kuklasse. Reegel number 5. Kui kodus on mõni toit juba mädanemad, siis vii see õpetajate toa lauale, sealt kaob kõik nagu musta auku. Kallis kuulaja, kaunist jõuluaega, ilusat aastavahetust ja kohtume uuel aastal. Auf Wiederhören!